Nii, pealkirja tegemine. Milline ta olema peab? Nii, pealkirjade suuruse reeglid. Siin kirjutab nagu, no ühesõnaga pealkirjad peavad olema, kirja suurus on 16. Suured ja suuruse algustähtedega. Alapealkiri on siis väiksem. On 14 suure algustähega paksus kirjas. Nii, pealkirja suurus, joondus on vasak, pealkirja algab uuelt lehelt, reasamm 1,5. Kuidas me seda teeme? Nii, võtame kohe pealkirja mingisuguse. No näiteks võtame, et see on pealkiri. Märgistame ära ja meil on vaja, et oleks suures kirjas. Siis vajutame siia. Oled 3, siis ta muutub suureks. Põhimõtteliselt me võime ka kõike teha niimoodi. Et kui meil on avastame, et meil on midagi valesti, siis me saame teha kirja alati suuremaks. Kuid pealkiri. Nii. Märgistame ära, lähme siia. Pealkiri. Muudame. Ja paneme paika kõik suurused, mis meil vaja on pealkirjad. Ehk siis ta on 16. Mitte 14, vaid 16. Vasak joondus. Näete, siin peab olema. Rea vahe 1,5, see on siia. Siis kui ta on siin, siis on midagi muud. Siin on ka valesti, aga siin, just nimelt siin. Bold, näete pealkiri. Kui me selle ära võtame, ta ei ole paksus kirjas. Vajutame, on paksus kirjas. Siin peab olema automaatne või must värv. Las jääb automaatseks. Nii, mina vajutan siia, font. Ja siin ma olin mina selle all kaps. Et ta kogu aeg oleks pealkiri automaatselt, kui ma midagi teen, panen pealkirja, märgistan ära, et ta on pealkiri, siis ta on alati suure tähega. Okei. Järgmine. See on selline valik, aga seda me ei muuda. See on nagu kõik tundub õige olevat. Me läheme siia ja jälgime, et siin oleks linnukene. No mina panen ta selle pärast siia, et uuelt realt hakkaks pealkiri pihta. Et kui ma võtan pealkirja peale, siis ta läheb alati uuelt realt. Nii. Ja okei. Näiteks näete. Märgistame ära. Pealkiri. Ja näete uuelt lehelt. Ütleme, et see on pealkiri. Vajuta. Pealkiri. Ta peaks minema uuelt lehelt, aga ei läinud. Nii. Teeme uuesti. Paneme pealkiri. Märgistame ära. Läks, see on mingi aps tekkinud. Ja see on pealkirja märk. See tähendab, et on pealkiri. Meil on vaja seda selleks, et sisukorda luua. Nii, mis veel on väga tähtis? Meie ei vajuta enterit. Niimoodi, et me vajutame enterit. Näete. Kui meil uut lehekülge on vaja, me ei vajuta enterit. Sihukest ei vajuta mitte mingil juhul. Vajuta. Või, niimoodi. Ei. Kui meil on vaja uut lehte, siis me lähme sellise klahvi kombinatsiooniga. Control, Enter. Ehk siis, vabandust, Control, Enter, näete. Klaviatuuri pealt. Mul on vaja uut lehte, ma vajutan Control Enterit. Siin trükin midagi ja mul on vaja uut lehte. Control Enter, näete uus leht. Kui ma midagi teen, pealkirju, siis ma vajun, et valin teksti välja ja valin pealkiri. Ja ta läheb jälle uuele lehele. See märk on ees. See on väga tähtis. Kui me kopeerime mingit teksti, mida iganes teeme ja kui meil on vaja pealkirju teha, meie teeme ainult läbi selle. Seda on vaja sisukorra jaoks. Nii, julgustan teid kasutama seda nuppu. See on hea näha, kuidas rea vahes lugeda. Nii. See on pealkiri. Ja järgmine ülesanne ja õigemini video tuleb, kuidas teha alapealkirja.